no ma teen selliseid igasuguseid eritehnikaid ja ma olen viimase näituse tegin ma siin linoollõike näituse ja siis vahepeal hakkasin siin nagu gravüüri tegema selle linooli vahele ja mul sai neid päris palju juba kokku 10 siis ma sõitsin lihtsalt autoga maale ja ma ilus ilm oli ja äkki mõtlesin, et mis pärast see rukkis, et kuna see rukki sõitseb, et kui teeks äkki ühe näituse enne rukki õitsemist, et suvel ei viitsi ju midagi teha. Ma kuidagi olin nagu selline segadus, et sulle tuleb jälle suvi ja suvel on hea teha. Ei ole suvel hea, suve õhtud on ka ilusad, ei viitsi suve õhtul midagi teha. Ja kuidagi nii ta oli ja siis niimoodi see näituse asi läks. Ma ei oska nagu selle kohta midagi kommenteerida. Nimi sai nüüd ära räägitud. Ja miks ma tahtsin teha? No kus sa ikka seda näitust teed? Ma Kunstnike Liidu liige ikka esimene asi ju teed. Ma olen siin teinud iga 5 aasta tagant mingi näitus ja siis see näitus hakkab kuskil ringi käima mööda Eestit või Jaapanis või Austraalias või kus iganes. Ma olen rohkem selline tehniline, mulle meeldivad ikka eritehnikad, millest ta räägib. No ikka sellisest vaikusest ja rahust. No, ma olen ju vana agulipoiss ja mulle meeldib konnata mööda aguleid ringi ja hoovid on muidugi mu lemmikuid ja ma olen neid pildistanud läbi elu, eriti seda Supilinna ja Karlovat ja need hoovid, mis siin piltidel on, neid enam ei ole tegelikult olemas. Ja siis mulle meeldib konnata ka looduses ringi, sest vaadake loodusega on selline asi, et seda on nagu hea pildistada, kas on hästi aus, seal nagu midagi valet pildistad ära ja nii ta lihtsalt on, aga loodust peab ka muidugi tunnetama. Need, kes ostavad endale fotoaparaad ja ütlevad, nemad hakkavad loodusfotograafiks, nemad ei hakka mingiks loodusfotograafiks. Siis peab loodust tundma, peab õppima loodust tundma. Mis puudutab nüüd seda gravüüri, siis see gravüür on üldse nagu fotograafile üsna suur väljakutse, et seda tonaalsust edasi anda. Ja see fotogravüür on siis tehtud nii-öelda hästi moodsalt. Need on polümerplaadid, eks ole, need on siis valgustatud UV-valgusega. Ja trükitud siis pärast nagu sügav trükk, et see tehniline protsess läheks keerukaks, et ma olen 20 aastat sellega tegelen, kaljukütiga hakkasime tegema seda kunagi, ma mäletan, ostsime see 500 krooni eest või hästi kalli plaadist, tekkinud tikutopsi suuruseid piltist, see plaat on nii kallis. Ja ega praegu mingi A3 hind on seal kuskil 40 €, on üsna kallis tehnika. No ma panin sinna seekord sügava trükki, sest kui ma panen fotogravüüri, siis lihtsalt inimesed ütlevad ilus pilt, nad ei saa arugi, mis asi see fotogravüür on. No, tegelikult ega sügav trükk on üsna lai mõiste. No. Võid ju pleksiklaasi peale ka kraapida ja paned sinna sügav trükki alla, mida iganes. Mind on lummanud alati see periood ikka, kui käis vaidlus, kas fotograafia on üldse kunst või ei ole, kui fotograafia tekkis. Siis minu meelest see fotograafia alguses tahtis üldse sinna trükki ja graafikaks saada. See paberi asi minu meelest tuli kuidagi nagu juhuslikult üldse. Ja käis ju vaidlus, kas fotograafia on kunst või ei ole, eks ole, siis tekkisid need eritehnikad, proomelitrükk, millega ma olen 40 aastat tegelenud. Mis proomelitrükk oli, siis oli kummitrükk, no neid eritehnikaid oli umbes 200 tükki tegelikult. Niimoodi on mul nende piltidega.